vlog. Meie oleme hetkel Keilas. Käisime just Rõõmu kaubamajas ostmas süüa ja asju, sest meie läheme Hallikatallu. Meile pakuti seal ööbimist mullis, nii et see on meie jaoks väga uus kogemus. Ja me ei ole väga üldse nagu siin kandis käinud, nii et me oleme veits elevil ja proovime teile näidata, kuidas meile seal meeldib. Meie oleme Hallikatallu kohale jõudnud ja me hetkel uudistame, mis siin on, kuidas siin on ja elame ennast siia sisse. Aga ma ei jäta ka teid sellest ilma, nii et siit tulevad klipid siinsest mõnusast puhkepaigast. Ostsime ennem Keila Rõõmu kaubamajast arbuusi, on ju. Vaadake, kui veider see on. See on nagu... siin on mingi lima konkreetselt sees ja see venib nagu... Tatt, vaadake. Sita maitsega ka. Kuidas see võimalik on? Kommenteeri olukorda. Olukord on kontrolli all. Nii, me nüüd tulime siia terrassile päikest võtma ja ma mingi riietega, aga täiega chill on. Ja siin päike võtab normaalselt. Ja täpselt õnneks siuke ilm on, et ei ole nagu tapvalt palav, vaid on väga hea. Nii et meie naudime siin enda pühapäevakest. On mõnus, on ju? Erki teeb siin grilli alla tuld ja meil on siin väiksed snäkikesed ja Erki pani tünni alla ka tule, nii et me hakkame siin oma õhtut nautima. Hästi mõnus on. Erkil tuli vahepeal mingi allergiahoog. Silm läks hästi paista ja tal oli nii halb olla. Sest tal on suvitise jama, et igasuguste mingi kõrreliste ja mingi siukeste õitsevat asjade vastu, mille vastu ta isegi ei tea. Tuleb vahepeal hooti, aga nüüd tal vist läks paremaks. Läks või? Nii et naudime ja ootame süüa. Tulin katusele peesitama ja mis Erki teeb? Ma ei tea. Tulin ka vaatama. Ikka vaatama mind või?
Terki teeb grilli ja kütab tünni ja naine lebotab lihtsalt. Nii ta käib tavaliselt, jah. Nii see puhkus käib. See on puhkuse see õpetus. Nii see käibki lihtsalt. Nii, ma mõtlesin, et ma veits räägin. Paneks grillid ka ette. Mõtlesin, et ma veits räägin, kuidas me selle koha leidsime. Mõtlesin, ma ei tea, ma kuidagi Instagramist vist avastasin, kuidagi see tuli mulle ette ja siis ma kohe nägin, et me tahaks siia tulla. Et nii äge, kuna me just hiljuti ju käisime aprillis Mäekolga talus seal energiapüramiidis, mis oli enam-vähem sarnane lihtsalt klaasist ja nagu väiksem meni, siis siuke mulli telk tundus ka täiega lahe idee ja kes ei tahaks suvel magada täis taeva all, on ju. Et igal juhul me tulime siia, see koht asub tegelikult meist üsna kaugelt, kuna me oleme Võrust, siis see on täiesti diagonaalselt teises Eesti otsas. Aga pole hullu, saime trippida ja homme tegelikult tahaks enne koju minekut veel kuskilt läbi sõita, vaadata mingeid kauneid kohti ja nii. Näiteks me näis, kuidas meil sellega läheb. Aga praegu me igal juhul täiega naudime. Õues on üsna soe ja varsti kunagi saab isegi juba tünni ja liha. Nii et piibutame siin ja naudime suve. Nüüd näitan teile seda mulli rohkem ka, enne võib-olla klippidest ja natuke vaheks, nii et näitan teile natuke rohkem. Nii, see siin ongi mõnus päikeseloojang. Siin on radikas, et kui peaks külma hakkama ja tegelikult on siin vist olemas ka elektriline soojendustekk, ma täpselt hetkel ei tea, aga et ta on siin kuidagi all ja ta soojendab alt poolt. Ja siuke see ongi, siin on isegi väike öölampike, saab telefoni laadida näiteks. Ja täiega juba ootame, et siia magama tulla ja loodame, et on tähti ka täna siin ja siin veits hääl ka jah, aga pole hullu. Nii mõnus. On küll soe, ma tunnen, et tekk veits soojendab tegelikult jumalast hea ja sest, et nagu öösel on ikkagi mingi rõskuseni ja see on ilmselge, et siin võib minna nagu jahedaks ja suure tõenäosusega lähebki mingi aeg. Aga see on väga hea, et siin on siuke tekk nagu olemas. Väga mõnus. Ma näitan teile kohe, milline on vaade, kui ma niimoodi voodis laman. Põhimõtteliselt vaade on taevas 360 kraadi ümber meie. Ja ta kerki jookseb sealt sisse. See on niimoodi, et sa pead nagu sisse ära tulema, ühe ukse kinni panema. Ja siis sa võid tulla siia teisest ukse sisse, sest see muidu läheb õhk välja ja see hakkab kokku kukkuma siit. What? Hello! Hello! Tibu, kuidas sa kommenteerid seda? Mõnus on. Tünni. Natuke naljakas välja. Ja naudime seda tünnikest Erki küttis seda mõnusalt soojaks. Väga hea on olla ja nagu hästi ilus on see, et seal taga päike kumab metsa peale. See on mõnus. Nii et naudime seda ja õhtu on ka soe. Nii et, mis sa lollitad?
muss on? Mis muss on? Kuule, mis kell on? 23:31 ja pime nõues või? Ei lähegi pimedaks. Ja täiega valge on lihtsalt täiega. Aga mõnus on ka. Tere hommikust! Meie oleme siin nüüd üles ärganud, ennast korda teinud. Erki joob praegu kohvi. Ma sõin siin neid pannkooke. Ja meil on plaan hakata mingi 10-st enam-vähem vist liikuma. Me sõidame natuke ringi ja me saame Madli ja Magnusega natuke ringi tripida, nii et väga vahva. Aga kuidas veel öösel mullis läks, siis minu meelest oli mega hea seal magada. Nagu õhtul, nagu seda taevasse vaatame, seda, ma ei tea, seda ei saa lihtsalt eriti kirjeldada, seda peab ise kogema. Et see on nagu siuke, nagu Erki ütles, siis selline trippimise tunne. Võtsid ju? Mul see mussi, see oli trippimise tunne. Ja see ka, et lasime muusikat ja siis nagu seal veits kajas. Et nagu nii mõnus oli. Ja ma jäin küll hullult kiiresti magama. Ja hommikul läks küll palavaks, aga kui perenaine ütles, et see nagu, et läheb palavaks, et ilmselt võib-olla me tuleme siia üles magama ära, onju. Siis ei, me magasime oma une seal lõpuni ja tulime siis sealt välja, et nagu nii hull ka ei olnud, aga ikkagist jah, sinna paistab nagu päike otse peale, kui telgis magades on vaata see, et päike kütab telgi kuumaks, aga päike ei tule sulle telgi sisse. Aga siin oli see, et küttis nii selle mulliga kuumaks, kui ka tuli selle sinna mulli sisse. Aga nagu ma ei tea, mind hullult ei häirinud see, sest me ärkasime ikkagist äratuse peale, mitte selle päikse peale. Et minul oli küll väga-väga mõnus magada, Erkil vist ka. Nii kaua kui päike paistnud, oli okei. Jah. Aga väga-väga hea oli. Ja see elektriline tekk, mis sinna alla on pandud, see nagu, et öösel vaata, kui külm on, sa saad puldist vajutada elektrilise teki tööle, et ta ei tee mingit häält ega midagi, ta lihtsalt läheb sinu all soojaks ja nagu sul on soe. Ja me kasutasime seda, kui me magama jäime. Aga mingi aeg öösel ma liitusin selle nagu täiesti kinni. Et ta oli mingi esimese astme peal nagu, et hästi õrnalt soojendas. Aga see oli nagu hullult hea asi. Nii et meile hästi-hästi meeldis. Ja me natuke veel chillime siin ja siis mingi aeg hakkame vaikselt siin otsi kokku tõmbama. Saame nüüd hüvasti selle kauni paigaga siin, meie mulliga. Ja me jäime puhkusega väga-väga rahule. Tõesti soovitame, kes tahab veits ekstreemsemat ööbimist ja siukest, mida ilmselt ei ole sa kunagi varem kogenud, nii et täiega lahe. Suured tänud pererahvale, väga-väga tore oli. Aga aitäh sulle, et sa seda videot vaatasid ja kohtume järgmises videos. Tšau!